Ameerika Ühendriigid ei pikendanud Venemaa sanktsioonide all oleva tankeritel veetava nafta müügiluba ja sisuliselt taastasid need samad sanktsioonid. USA sanktsioonid Venemaa Föderatsiooni nafta vastu on taas jõustunud. Luba anti välja 12. märtsil ja see kehtis kuni 11. aprillini, kaasa arvatud. Juba on möödunud 2 ööpäeva sellest, kui luba aegus, kuid uut pole siiani välja antud. Ja nüüd on osa vaatajatest juba jõudnud kergendatult hingata ja öelda, et Donald Trump ikkagi ei tee Vladimir Putinile uusi järeleandmisi. Kahjuks aga jätkab Venemaa isegi pärast sanktsioonide taastamist naftalt miljardite ja miljardite teenimist, sest Trump käivitas teise veelgi ohtlikuma protsessi. Sanktsioonide tagasitoomine selles etapis ei anna soovitud tulemust ilma nõuetekohase järelevalveta nende täitmise üle. Ja selles saates arutame seda koos teiega. Mis siis on valesti Trumpi sanktsioonidega Venemaa Föderatsiooni vastu? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like, kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Ning sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, USA sanktsioonid Venemaa nafta suhtes on taas kehtestatud pärast seda, kui Trumpi administratsioon eemaldas piirangud kuuks ajaks. See samm raundab kindlasti Ukraina toetajaid Euroopas, kuid Venemaal on endiselt palju viise nende sanktsioonide vältimiseks. Ja mis on oluline, Trump lõi hulgaliselt mehhanisme. USA sanktsioonid Venemaa nafta suhtes kehtestati taas pärast seda, kui Trumpi administratsioon oli piirangud kuuks ajaks tühistanud. Министерство финансов США отменило sanktsioonid Venemaa nafta suhtes eelmisel kuul. Nafta suhtes. Nafta ja gaas pärast tegeliku blokaadi. Trumpi administratsioon tühistas sanktsioonid 6 aega, kas vastuseks küsimustele. Vietnamis. Ameerika-Iisraeli rünnakud. Rosnefti ja Lukoili suhtes kehtestatud nafta sanktsioonid, mis jõustusid eelmise aasta oktoobris, tõesti kahjustasid Venemaa naftamüügitulusid. Kuid see kõik nulliti. Ja kohe pärast seda, kui Trump tühistas sanktsioonid, isegi kui ajutiselt, ütlesid demokraadid, et venelastele järeleandmiste tegemine oli rumal. Mis selles üldse mõte oli? Näiteks on eksperdid kindlad, et oleks saanud paremini toimida. Kui juba pidi, siis pidi. Kui sanktsioonid Vene nafta vastu oleks tühistatud Lähis-Ida sõja tõttu turu stabiliseerimiseks, siis Trumpi administratsioon oleks võinud vähemalt nõuda, et selle sanktsioonide tühistamise raames saadud Vene nafta kasum paigutatakse erikontole ja kasutatakse ainult toiduainete ja ravimite ostmiseks näiteks. Lisaks oleks võinud ametlikult järsult langetada Vene nafta hinnalae, et vähendada Venemaale laekuvat tuluvoogu. See tähendab, et Vene nafta müük oleks ikkagi toimunud, sest sanktsioonid oleksid eemaldatud, kuid see oleks toimunud odavamalt, kui Putin oleks soovinud. Aga Trumpi meeskond ilmselt kartis nii väga oma sõja tagajärgi Lähis-Idas, et hakkas paaniliselt ja lihtsalt sanktsioone tühistama. Tuletan meelde, et lisaks Vene naftale suutis Trump tühistada sanktsioonid isegi Iraani nafta vastu, võimaldades vastasel sõja haripunktis miljardeid teenida. Nüüd, rohkem kui kuu hiljem, taastab Trump sanktsioonid Vene nafta vastu ja alustab Hormuzi väina blokaadi, et peatada Iraani nafta müük. Ja teate, mul on selles olukorras ainult üks küsimus. Kas Donald Trump on piisavalt julge, et tulla välja ja öelda, poisid, ma eksisin? Aga tundub, et isegi Trumpi leeris kaheldi selles. Kuni laupäevani polnud selge, kas Venemaa suhtes kehtiv sanktsioonierand tühistatakse. Lõpuks 3 demokraati, senati välissuhete komisjoni liige John Shaheen, senati vähemusliider Chuck Schumer ja senati pangandusasjade komisjoni liige Elizabeth Warren. Reedel kutsusid Trumpi administratsiooni üles mitte mingil juhul Rahandusministeeriumi üldluba pikendama, öeldes, et see, tsiteerin, võimaldab Venemaal ja tema käsilastel teenida üle $4 miljardit. Lõpuks Trump siiski taastas sanktsioonid, kuid on üks probleem. See sündmus ei ole põhjus pidutsemiseks. See tähendab, et paljud hingasid kergendatult ja ütlesid, et oli kuuajaline paus sanktsioonides, seda ei pikendatud, järelikult sanktsioonid taastati, kõik võib rahulikult võtta. Aga ei, Trump lõi olukorra, kus kõigil on, täiesti ükskõik tema sanktsioonidest ja ähvardustest. Eriti arvestades, et ta ise ei kontrolli neid üldse kuidagi. Ma selgitan nüüd kõik ära, et ei teeks ennatlikke järeldusi. See ühekuuline paus, kui sanktsioonid tühistati, ajendas kõiki Venemaa vahendajaid veelgi rohkem laadima sanktsioonide all olevat Venemaa naftat
oodates uut kasu litsentsist. Või sellepärast, et Trumpi administratsioon justkui andis mõista, et on valmis Venemaa nafta suhtes silma kinni pigistama, et leevendada oma Iraani poliitika tagajärgi. Ehk siis kõik saavad aru, et Trump on oma sõjaga Iraani vastu juba naftaturu kokku kukutanud ja vaevalt ta hakkab veel ka sanktsioonide all olevat Venemaa naftat taga ajama. Nagu kõik saavad aru, et selleks pole praegu kindlasti aega. Ja siin tahan ma veel kord rõhutada. Küsimus on just sanktsioonide kontrollis, aga Trump ei kontrolli praegu midagi. Toon näite, et jälle paremini aru saada. Eelmisel aastal oktoobris kehtestatud sanktsioonid Lukoili ja Rosnefti vastu mõjusid kahel põhjusel. See tähendab mitte lihtsalt sellepärast, et need kehtestati. Ei, oli kaks põhjust. Esimene põhjus oli USA surve Indiale, mille tõttu India hakkas keelduma Venemaa nafta ostmisest, et mitte rikkuda suhteid Trumpiga. Ja teine põhjus oli ülemaailmse nõudluse langus, mis võimaldas Indial osta naftat teistest riikidest ilma eriliste kuludeta. Ehk siis kaks tegurit langesid kokku, sanktsioonid töötasid. Praegu Trump ei avalda Indiale mingit survet. India ostab seda naftat, mida ta lihtsalt soovib. Ja turg on niigi šokis naftapuuduse pärast. Ja praegu, kui Hormuzi väina sulgemise tõttu on nafta nõudlus tohutu, on Indiat väga raske veenda lõpetama taas nafta ostmist Venemaalt. Pole ka kindel, et Trump seda teeb, sest sanktsioonide taastamine Venemaa Föderatsiooni vastu on puhtalt sümboolne samm ja vaevalt see praegu midagi muudaks. Okei, vaatame seda olukorda graafikul. See on graafik, kus on näha Venemaa naftavarud, mis on hoiustatud tankeritel ja asuvad merel. See tähendab, et nafta, mis on juba tankeritele laaditud, pole suudetud maha müüa ning see nafta triivib kusagil avamerel. Nii et graafikult on hästi näha nende samade sanktsioonide mõju. Kui sanktsioonid kehtestati eelmise aasta oktoobri lõpus, hakkas nafta järk-järgult kogunema Venemaa varilaevastiku tankeritele, sest Venemaa ei suutnud seda kusagile müüa. Tankerid triivisid kuskil India ja Hiina vahel lootuses, et keegi selle nafta ära ostab. Lõpuks, nagu me graafikult näeme, kogus Venemaa avamerel kokku 133 miljonit barrelit naftat, mida keegi ei kavatsenud osta. See lihtsalt laaditi tankeritele ja nüüd seisab see kusagil merel. Aga niipea, kui Ameerika Ühendriigid selle aasta 12. märtsil sanktsioone leevendasid, hakati seda Venemaa tankeri naftat merel lausa nagu sooje saiu ära ostma ja veel 3-kordse hinnaga. Selle tulemusena jõudis Venemaa tankeri nafta maht tagasi sanktsiooni-eelsele tasemele. Ja ükskõik kui palju USA rahandusminister Scott Bessent ka ei kinnitaks, et see pole Venemaad kuidagi aidanud, et Putin pole teeninud ja nii edasi, see kõik on jama. Sest Putin sai maha müüa kogu naftat, mis sanktsioonide ajal kogunes. Ja ütleme nii, Venemaa jäi lihtsalt nulli. Ja need sanktsioonid, mis kehtestati oktoobris, ei maksa nüüd enam midagi. Üldse mitte midagi. Need lihtsalt jäid nulli. Küsimus selle kohta, miks USA võis otsustada praegu litsentsi mitte pikendada? Võib-olla nad nägid, et müüdud Venemaa nafta ülejäägid ei avaldanud maailmaturu hindadele märkimisväärset mõju. Seega pole erilist mõtet luba pikendada. Ja erilist potentsiaali edasiseks müügiks enam pole, sest tankerite varud on naasnud sanktsiooni-eelsele tasemele. Lisaks segavad Ukraina droonirünnakud Venemaa nafta stabiilset eksporti. Ja veel kord, oma 6-ajalise loaga, isegi kui see on aegunud, tegid USA-d olukorra ainult hullemaks. Sest tankerid laaditakse nii täis, oodates järgmist leevendust. Pretsedent on juba olemas, see tähendab, et see kordub kindlasti. Kordub. Ma jätan siia 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis selle video kirjelduses ongi kirjas. Toetage kanalit Aleksei Petši. Valige endale sobiv viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!